kui Venemaa pani gaasikraanid kinni ja siis teadvustas nagu kogu Euroopale seda, kuivõrd see energiasõltuvus Venemaast on tõsine probleem, kus Prantsuse valitsus vaatas, et ahaa, õli läheb radikaalide kontrolli alla ja me võime jääda olukorda, kus me hakkame olema sõltuvad radikaalsetest poliitikatest ja väljapressijatest. Ja tehti salajane otsus ja see aastakümneid saladuses, salajane otsuses, salajane ametnik, kes hakkas sellega tegelema, siis tuumaenergiat Prantsusmaal arendama ja tuumaenergia Prantsusmaal on tõesti väga kaugel arendama. See sõna, see energiatõhusus, see ei tähenda mitte midagi, eks, kui sul mingid numbreid taga ei ole, mis energiatõhususest, mis ainult räägimegi või millest me räägime, kui meil numbreid taga ei ole. Et kui vaatad ajalehtest pealkirja jälle, et seal hakati jälle projekteerima energiatõhusat ja bürood või lasteaeda, mis tähendab energiatõhusat? Seal ei ole selles mõttes reeglit. Tänase ligi nullenergia hoonete tegemisel, mis Eestis on tehtud, siis seda tõestust lõpus enam vaja pole. Ehk siis, kas see hoone tehti valmis täpselt nii, nagu projekt ette nägi, kas ta on nii õhupidav, kas õhulekke arv on selline, nagu ette nähti, seda tõestust ligi null energiahoonetel vaja pole. Põlva maavana Mullapreeden, kui kaugel on arenenud idee energeetiliselt iseseisvast Põlvamaast? See idee, ma arvan, suuresti sai alguse 2006-2007 ja kui ühe Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbi viidud uuringus kaardistati ära Põlvamaa ressurss, nii biomass kui puit, kui siis veeenergia, selleks, et üldse teha kindlaks, et kas see on võimalik, et Põlvamaa oleks energeetiliselt isemajandav või sõltumatu. Ja seal oli sihiks seatud siis justkui 2020 aasta, mis täna ei olegi väga kaugel. Et natuke see kahjutundega tõdeme, et ega väga suuri samme ei ole tehtud, et saaks öelda, jah, Põlvamaa on 2020 energeetiliselt isemajandav, aga siiski nii avalikus sektoris täna kohalikud omavalitsused on väga palju selleks teinud, et näiteks kohalikud katlamajad oleksid hakkpuidu küttel ja paljudes tegelikult ka eramajapidamistes on nii päikesepaneele kui isegi tuulikuid üles pandud. Ma arvan, et natuke ta endiselt seisab veel selle taga, et eks need lahendused päris tavakodanikule on veidi kallimad. Aga mis Põlvamaa puhul on täna ka sihiks võetud, et seesama energiatõhusa ehituse kompetentsi keskus ja selle, et see oleks siis koha peal inimestele kättesaadav tulevikus, et seda kohalikku ressurssi just kasutatakse selleks, et olla energeetiliselt säästlikum ja ma arvan, et see võib-olla teeb selle atraktiivsemaks ja kohalikule inimesele tulevikus ka kättesaadavamaks. Et vaadates seda, et siin mõni aasta tagasi, kui oli võimalus taotleda eraisikutel oma majapidamiste tarbeks raha, et neid tuulikuid ja päikesepaneele panna, et kui kiiresti see raha tegelikult ära kulus, mis MKM välja kuulutas, siis minu arvates see soov on hästi suur, aga lihtsalt täna jääbki puudu sellest nii-öelda otstarbekusest, et inimestel on teatud hulk vahendeid, aga päris nende uute ideede ja tehnoloogiate elluviimiseks sellest ei piisa. Et ma leian, et sarnased programmid üleriiklikult, nagu on näiteks võib-olla hajaasustused, kus me nii-öelda anname ühe võimaluse, et inimene panustab, riik panustab ja võib-olla ka kohalik omavalitsus, et siis meil võib-olla neid lahendusi oleks täna rohkem. Ettevõtetel tegelikult sama asi, et teha erinevaid investeeringuid, et eks nad mõtlevad enne kõike selle peale, et oma tooteid nii-öelda paremaks saada ja turustada, et need energeetilised lahendused, ma arvan, tuleksid kindlasti paremini, kui natukene riik oma õla alla paneks, et ma usun, et see motivatsioon oleks kindlasti olemas ja täiesti teostatav. Tuli välja selline asi, et mitte alati vana maja renoveerimine, soojustamine ei mõju nagu majale positiivselt. Siin tabelis on nagu lihtsustatud kujul on näha, et renoveeritud majade õhupidamine näiteks on halvem kui renoveerimata. Samamoodi on soojustatud majade nõksu halvem kui soojustamata majade. Et nüüd loomulikult ei taha väita seda, et renoveerimisel ja soojustamisel ei ole mõtet, aga ma tahan väita seda, et seda tuleb teha teadlikult ja arvestades ka kõigi olukordadega, mis seisus see maja on ja nii edasi.
Kuldar-Leis, kui tõenäoline on see, et Põlva maakonnas saab tõesti ükskord energeetiliselt iseseisev maakond? Energeetiliselt iseseisev, ma arvan, et seda niimoodi ei saa eesmärgiks võtta, et täpselt see nii peabki olema ja muud lahendust ei ole. Pigem on see, et mis on mõistlik või kuidas seda mõistlikult lahendada. Ja ma arvan, et selles osas on Põlvamaa Eestis ikkagi väga hästi esirinnas, et see, kui me nüüd hakkame kuulama, kuidas Setumaal on energeetiliselt või energeetilist sõltumatust aetud, see on müts maha ja kui teised seda järgivad, siis me sinna jõuame ka. Aga ei ole omaette eesmärk, et nüüd me peaksime täiesti sõltumatud olema, et see võib minna väga kalliks. Riigikogu maaelukomisjoni esimees Ivari Padar, kuidas haakub energiasäästu teema maaeluga? Kõige otsesemal moel. Et see teema on kõik see, mis puudutab siis meie oma enda Eesti ressursi maksimaalselt ärakasutamist, see on mulle väga huvitav teema olnud. Me täna kas või siin arutasime Margus Timmoga, et tuli meelde, kus oli 10-11 aastat tagasi, kui Margus Timmo hakkas aktiivselt tegelema siis Setumaa arendamisega, kus me Riigikogus minu kabinetis just arutasime seda, et Margus võiks teha ära siis selle bilansi, Setumaa energiabilansi, et mida on võimalik teha selleks, et Setumaa muutuks siis energeetiliselt sõltumatuks, et ei viidaks siis naftašeigile raha välja, vaid et meil oleks võimalikult maksimaalselt ära kasutatud omad vahendid ja tänane konverents on siis sellest tollesest mõttearendusest tegelikult edasiminek. Ja maaelukomisjoni esimehena kõik võimalike teemadega, mis puudutab siis oma ressursi paremat ära kasutamist, me tahame väga aktiivselt tegutseda. Üks nendest asjadest on samane energeetika, mille puhul on niimoodi, et ongi, et inimesed tahavad näha tõesti seda asja, et fakt, et kui me räägime kas passiivmajadest, inimesed tahavad näha seda numbreid, kuidas see tegelikult on siis mõjunud. Et kas see raha, mis on kulunud siis selle passiivmaja tegemisele ja mis eeldatavasti võib olla siis suurem raha paigutus kui tavalise maja ehitamisel, kuidas see siis tegelikult tagasi tuleb. Kõik need asjad, mis on vaja siis puust ja punaseks teha ja tahan siin väga aktiivne olla. Nii energia poole pealt kui ka siis siin terve see nädal on meil ka maaelukomisjonis on arutelud näiteks Organic Estonia, et siis selles suhtes, et ka Eesti sellise mahepoole ja mahetoidu tootmise poole parema siis presenteerimise peale, et kõik need asjad on väga olulised teemad, millega tuleb tegeleda. Eesti ju tegelikult on energia poolelt ju suhteliselt iseseisev riik, et meil on oma põlevkivi ja puit, et kas nüüd peaks kuskile poole siit edasi liikuma? Jah, kindlasti. Selles suhtes on niimoodi, et ikkagi see põlevkivi ressurss, mina näen seda, et see on mingis perspektiivis ikkagi ajutine ressurss. Et võib-olla see perspektiiv on küll õige pikk, võimalik 30-50 aastat, aga selge see, et me peaksime ikkagi seda põlevkivi ressursi kasutamist energeetikas kindlasti väga kuidagi raamitlema ja rohkem andma siis võimalust siis ka, mis puudutab puitu. Et mul on väga hea meel, et meil on siis tänasel juhul need võimalused olgu siis kas või osas graanuli tehas, et kasutada ära seda väheväärtuslikku puitu. Aga samas jällegi puidu kõrgema väärindamise poole pealt on see, et kas kompetentsikeskuse avamine Väimelas, et samm edasi. Et selles suhtes, et ikkagi saaks puidust, et puit saaks samamoodi maksimaalselt ära väärindatud, nii siis halva kvaliteediline, mis siis läheb siis läbi graanolitööstuse ja siis kõrge kvaliteediline, mis oleks ka väärindatud lõpuni. Kõik kogu selle ressursi ahela maksimaalne kasutamine on ikkagi peab olema eesmärk. Nõukogude aeg meil tegi ju teise filosoofia sisse, et oli selline hästi tooraine mahukas ja ressursside raiskamise pealt olevad tehnoloogiad. Hakata mõtlema kõike seda industriaalset Võrulinnagi, et kust tuli tooraine, kuidas seda kasutati ja kuidas seda siis raisati. Järjest paremaks läheb, et selles suhtes, et põllumajanduse poole näite, et mul on lust vaadata kas või siis neid põllumajandusettevõtteid, seakasvatusettevõtteid, mille puhul on niimoodi, et kaotsi läheb ainult seakisa. Minu Žiguli aastatel kuskil seal 80-ndatel, kui mul selline auto oli, päris naturaalselt võttis rohkem bensiini kui minu ametiauto, millega ma Brüsselis sõitsin, nii et see on ka fakt.
aga nii palju sest energiast, täna tõepoolest energia ei ole enam nii kõrge profiiliga teema, aga selle tõttu, et see energiasõltuvus Euroopa Liidus on liikunud natukene, mitte tahaplaanile, aga eemale, sest et ütleme, Hispaanias on 14 sadamat ehitatud, võib-olla juba nüüd rohkem, aga vähemalt oli, kui selle komisjoni lõpus oli 14 vedelgaasi sisseveosadamat, igale poole ehitatakse neid LNG vedeldatud gaasiterminale, mis tähendab, et see gaasisõltuvus on kõige suurem nagu Venemaast, on oluliselt vähenenud ja õli on tegelikult turul vaba. Me kõik teame, mis õliga toimub tegelikult, et õli hind, nafta hind ju on kolossaalselt langenud, nii et selles mõttes see probleem, mis ütleme aastal 2006, kui Venemaa keeras kinni Ukraina gaasikraani, teravustus äärmiselt ei ole enam nii terav.